Tere tulemast G4S-i, maailma kõige suuremasse turvafirmasse ja Eesti kõige suuremasse turvafirmasse. Nagu ma ütlesin, oleme me suurimad. Maailmas on meid kokku 800 000 ja umbes 85 riigis. Eestis on meid 1900 ja me katame sellega ära kogu Eesti pindala. Me jõuame nüüd siia esimese vidina juurde, mis siin paistab, see on termokaamera. Ja see termokaamera siis mõõdab meil kõikide sissetulijate kehatemperatuuri. Ja need härrad ja prouad, kes juhuslikult on natukene haiged, ehk siis kelle temperatuur läheb siin üle 37,5, peavad koju minema. Tutvustan ennast ka. Mina olen Priit ja olen seda ettevõtet juhtinud 9 aastat. Märksid rinnas näitab 2 X-i. See tähendab, et ma olen siin juba 20 aastat vastu pidanud, tegelikult kokku 22 juba. Ja me anname oma headele töötajatele, kes siis iga 5 aasta tagant märgid rinda, kes siis nii kaua vastu peavad. Ja kõige suurema numbriga, ma tean, on siin 25, aga sellel aastal sai meie ettevõtte 30 aastaseks, nii et varsti me juba peame hakkama 30 staažimärke välja andma. Siin saab käsi desinfitseerida. Kõikidele on see nõue. Ja siin istub meil vastuvõtus tüdruk, kes meid alati aitab ja kes kõiki külalisi aitab, kes siia majja satuvad ja soovivad siis vastavalt kontorist teada, et kuhu minna ja kuhu üldse võib minna ja kas võib minna. Esimene nurk, mis meid siin majas vastu võtab, on demo, ehk siis me näitame hästi piisikest osa nendest seadmetest, mida me oma klientidele müüme ja mille abil me siis oma turvateenust osutame. Et siin te näete videovalvesüsteeme, mida me siis jälgime ja kuida me saame siis kaugelt jälgida ja mida me ka müüme klientidele koduseks jälgimiseks, nii et siin on lihtsalt väiksed sellised näited meie kaamera piltidest, mis ümber selle kontorimaja on. Meil on umbes 1000 kaamerat ühendatud juhtimiskeskusesse, mis siis kõik kannavad meile erinevaid videohäireid üle ja kui me jõuame lõpuks sinna, siis ma räägin sellest pikemalt. Siin te näete selliseid tavapäraseid koduvalveseadmeid ja erinevaid selliseid klaviatuure, mida saab koju paigaldada, kust saab siis turvakoode peale mõnda ja maha ja siis põhimõtteliselt ka suitsu ja temperatuuriandurid. Samuti on siin erinevaid liikumisandureid, mis siis annavad häire selle peale, kui toimub toas mingisugune elutegevus, loodetavasti siis, või siis mingite elusolendite poolt. Ja siin on ka siis erinevad sireenid ja erinevad paketid, mida me koduvalve pakettides pakume, nii et kuid jah, tõesti, siin on väga väike osa sellest, mida me tegelikult oma klientidele ja koostööpartneritele koduvalveks ja ettevõtete valveks üles kruvime. Aga läheme edasi. Nagu ma ütlesin, kokku töötab meid selles ettevõttes 1900 ja enamus nendest on turvatöötajad, kes siis igapäevaselt meie ja teie vara valvavad. Ja praegu me lähemegi nüüd patrullautojuhtide ja patrullimeeste siis tuppa, kus siis iga hommikul nad oma vahetust, kus nad tulevad siis tööle ja vahetused antakse üle, et on öine vahetus ja päevane vahetus. Ja siin siis saadakse oma tööülesanded kätte ja mehed saavad oma relvad kätte ja selline põnev ruum. Nii, tere jõudu! Rõõm näha.
et see on siis see tuba, millest ma juba rääkisin, et patrullid tulevad siia hommikul ja õhtul ja siis lisaks autodele vaadatakse üle siis ka nende tulirelvad, kus nad siis saavad igaüks oma relva kätte ja saavad ka tööülesanded ja siin te näete tabloosid erinevate informatsiooniga, mis on siis oluline selleks, et oma tööd teha ja natukene ka ettevõttest teada, nii et me siin kuvame siis seda tegemist, mis patrullitööks ja mis on ka teadmisteks vaja on. See tuba siin on väga turvaline ja lukustatud, et kõik see asi, suhtlus käib siit läbi nende seifide ja selles mõttes päris siia tuppa keegi siia tahatuppa kedagi ei lasta. Ja selles mõttes, et näed siin meid võib-olla siia lastakse piiluma, aga piilub parem siit klaasist. Et selles mõttes siit on näha ka, et videokaamera pildid paistavad sealt tagant, et siit käib ka jälgimine, mis toimub siis tegelikult meie majas sees ja majas väljas. Ja relvaruumid, et näitan ka ära, kus siis selle põneva toa, kus siis tegelikult käib, näed, me saame siia nüüd näidata, et kus siis tegelikult käib ka nii-öelda iga hommikune ja õhtune relvade kätte andmine. Seda tehakse alati kontrolllask siis sinna liivakasti või urni või kotti või torusse, et olla veendunud, et relvarauas ei ole ühtegi padrunit. No, põnev protsess. Käerauad, erivarustus. Vägev. Hurraa! Ja siis see seade ka, äkki sa räägid sellest seadmest, et mis see teeb ja miks ta kasulik on? Eelmine nädal oli uus seademine, ta on rohkem välja näeb juba nagu nutitelefon. Praegu näitan, kuidas see toimib, login ennast sisse. Nii. Nüüd alustan vahetust. Valin, kus ma töötan. Nii, päevane vahetus. Tänane alusta uus vahetus. Aga mida see seade teeb? Kas siia tulevad häired? Kuidas see aitab sinu, kuidas see teeb patrullimehe töö hõlpsamaks? Sellel uuel seadel on nii, et praegu on tehtud nii, selle aparaadile tuleb häire, siin on kohe telefon, kohe saatja, ühel seadmel kõik kolm erinevad funktsiooni ja praegu meil on hetkeseisuga veel eraldi saatja, telefon ja seade. Varsti juuni alguseks pidi kõik üle minema ühte seadme. See on väga mugav, et siis ei pea kõik kandma kaasas 3 asju, vaid 1. Ehk siis kõik need patrullid, kes meil mööda Eestit ringi sõidavad, kokku neid muuseas on ligi 70, omavad sellist seadet ja need seadmed kasutatakse häirete edastamiseks. Siia tulevad siis kõikidest meie objektidelt häired
ja siin siis läbi selle seadme käib infovahetus siis ka juhtimiskeskusega ja seda saab kasutada ka telefonina ja kas tal on raadiosaatja funktsioon ka või? Ja lisaks sellele on meil omavaheline kanal, kust me siis suhtleme nii-öelda turvakanalit pidi, saame suhelda omavahel ja siia saab sisestada ka töökäskusid ja kõike muud sellist, et selline abivahend ja ma näen, et Waze on ka siin sees. Siin on kõik Google Maps kaardid, Waze. Et meie patrullid võimalikult täpselt jõuaksid klientideni, et sellel seadmes on kõik funktsioonid lisatud, nii et väga põnev, me võtsime uue seadme just kasutusele vanematest oluliselt modernsem ja praegust siis paremaks abivahendiks meie patrullide töö tegemisele. Vägev. Kuule, aitäh sulle ja edu tööle! Nii, nüüd läheme ülesse poole, hakkame siit teist korrust pidi minema. Et vaatame nüüd seinte peale ka, et siin on üks põnevad kiidukirjad kõik, et siin on meie töötajatele kiiduavaldused, me oleme trepikojas neid kuvanud ja me küsime oma klientide käest igapäevaselt, iganädalaselt, et kas nad meid soovitaksid teistele klientidele, kas me teeme oma tööd hästi või mitte. Ja kliendid siis seda soovitusindeksit meiega jagavad, meie seda mõõdame ja siis kõik need sellised värvikamad kiiduavaldused paneme siia ka teistele nägemiseks seinte peale ülesse. Nii, kas siin käib koolitus? Jaa. Siis me vist sisse ei lähe. Siin on meie kõige suurem koolitusklass ja meile tuleb tööle igal kuul umbes 50-60 töötajat ja umbes sama palju ka tegelikult lahkub erinevatel põhjustel ja sellepärast me oleme väga kontsentreeritud just nendele värbamistele ja nendele esimestele koolitustele. Siin me teeme ka täiendkoolitusi, ehk siis iga turvatöötaja peab läbima korra aastas vähemalt täiendkoolituse, kus me siis tuletame neid vanu põhitõdesid meelde, räägime, mis ettevõttes vahepeal muutunud on, siis mingid uued tehnoloogiad, uued süsteemid, mida peab kasutama, kõike seda tuletame meelde, kui turvaseadus, mis meie tööd reguleerib, kui seal on mingid muutused, siis kõike seda me täna siis siin koolitame. Lisaks me teeme koolitusi ka väljaspoole, ehk me ei tee ainult oma töötajatele koolitust, vaid me teeme koolitusi ka oma headele partneritele, klientidele, ehk siis nii-öelda väliskoolitust ja müüme seda, ehk siis näiteks situatsioonitreeningud, mida teha siis, kui tuleb narkoman näiteks ja baarmen, mida peaksid baariteenindajad tegema, kuidas nad peaksid käituma. Et selliseid asju me pakume ka erinevatele teenindusettevõtetele, kellele sellised situatsioonitreeningud on väga olulised ja need teadmised, mis meie majas on olulised siis jagamiseks ka teistele, nii klientidele kui ka konkurentidele. Vahel käivad ka konkurendid ennast meie juures nii-öelda koolitamas. Et see koolitusfunktsioon turvatöös on väga oluline ja just, et püsida vormis ja olla kaasas kõikide nende muutustega, mis nagu toimumas on. Nii et tegelikult ma ütleks isegi, et see on, kui keerulisi sõnu kasutada, siis meie strateegiline suund, see koolitus. Lähme nüüd siis edasi. Võib-olla huvipakkuv, et miks mina ilma maskita käin, kui kõik teised maskiga vastu tulevad, et meie ettevõttes on sisereeglid, kõik peavad käima maskiga. Aga selline väike asi saladus on, et ma olen vaktsineeritud juba teist korda, nii et seda kõik veel ei tea, teie nüüd teate ja ma loodan, et mu kolleegid väga pahaks ei pane, et ma neile ilma maskita vastu jalutan, aga nii on teile lihtsam rääkida. Näete, siin jooksevad ilusad tüdrukud seinte peal. Selle on siseterviserada ja nii-öelda Eestis on neid mõned kümned suurtes ettevõtetes, ehk siis kui meil väga laua taga istumisest villand saab, siis me tuleme ja jookseme treppidel, oleme siin ka võistlusi pidanud
et ikka tööd huvitavamaks teha ja mitmekesisemaks ja sport on meil üldse au sees. Meil on G4S-is oma spordiklubi, kus on juba peaaegu 500 liiget või isegi midagi seal 500-600 juures juba on. Ja ikkagi selleks, et saaks koos sportida ja kus saaks nagu seda teha siis soodsamalt ja tervislikud eluviisid on meile väga olulised. Et kui meie turvamehed ja kontoritöötajad püsivad tervena, siis me oleme ka paremad teenindajad oma klientidele. Nii, 3. korrus. Tere! Nagu näete, siis see on üsna tühi. Just sellepärast, et selle haiguse tulemusena me oleme lubanud oma töötajatel töötada ka kodunt. Ehk siis samas ei ole keelanud kontoris käia ja siis need inimesed ja paljud on seda võimalust siis ka kasutavad ja täna tööl on. Aga kes siin muidu tööd teevad, on müügimehed. Et ma vaatan, kas mõni paistab ka siin muidugi. Urmas on ikka tööl. Urmas müüb koduvalvet meil. Ehk siis on meie kõige kõvem koduvalve müügimees, ma ei tea, kordi ja kordi saanud parima müügimehe tiitli. Et praegu ju käib meil kampaania, on ju, Urmas. Eile nägin ise ka televiisorist, et tõuksi saab, kui meie valvesse tuled. Ja palju sul juba täna müüdud on? 10 tuleb mõne. No näed. Nii lihtsalt. Päev pole alandki ja juba 10 müüdud. Keegi on seal peidus veel. Aga siin on meil kliendihaldurite pool, ehk siis siit poolt on siis toimub klienditeenindus ja see kliendi tugi, et just meil on väga palju nii mehitatud valvekliente kui tehnilise valve kliente, aga enamus siis tehnilise valve klientidest on siis järelteenindatud siit sellest kontoriruumist, mis on üsna tühi, sest klienditeenindajad eelistavad täna teha kodunt tööd. Et ainult Nublu istub siin nurgas, et Anna-Liisa müüb ja tegeleb meil Nublu klientidega ja võib-olla olete näinud seda musta-valget koera aeg-ajalt televiisorist teile lehvitamas ja tuleohutusest rääkimas, et see ongi see toode, suitsuandur, mida me siis müüme ja toimetame siit sellest majast ja Anna-Liisa on siis nende klientide ema, kes kõikide nende klientide probleemid meil lahendab. Nii et jah, see tuba on täna vaikne, et minu kõva hääl siin segab, et lähme parem. Ja ma näitan teile juhtimiskeskust, kust siis teenindatakse kõiki meie kogu kliendibaasi ja seal ma räägin teile ka natukene numbritest, et kui palju meil midagi ja mõnda klienti üldse kokku on. Nii. Nüüd me lähme sisse juhtimiskeskusesse. See ei ole niisama lihtne tegevus. Kõigepealt me siseneme esimesest uksest. Ja nüüd me jõuame lüüsi. Ja see lüüsi teine uks ei avane enne, kui esimene uks on kinni. See on turvalisuse pärast, et ei oleks siia ruumi väga lihtne siseneda nendel, kes siia sisenema ei pea. Ja miks? Sellepärast, et nüüd me oleme jõudnud G4S-i Eesti südamesse, mis tuksub 24/7. Et kui meie siin kolleegidega ikkagi teeme kellast kellani või kes kui kaua, aga ikkagi ei ole nagu 24/7 kogu aeg olemas, siis siit käib selle ettevõtte juhtimine 24/7. Vahetustega töö ja seesama süda siin tuksub kogu aeg. Tere! Meil on kokku umbes 70 000 klienti ja nendest tublid 45 000 on erakliendid ja ülejäänud on siis ärikliendid. Ja nendest eraklientidest pooled on siis Nublu suitsuanduri kliendid ja pooled on siis koduvalve kliendid. Ehk te kujutage ette, et siia sellesse hoones või sellesse tuppa jooksevad kokku kõik need piiksud ehk signaalid 70 000 Eesti asupaigast.
Ja siin need inimesed nendele häiretele vastavad, suhtlevad, koordineerivad vajadusel patrullitööd, samuti tegelevad meie mehitatud valveobjektidega, kus meie turvamehed paigal on. Ja nagu te näete, on selles ruumis ka hästi palju monitore ehk siis teleekraane. Nagu ma juba all ütlesin, siis meil on üle 1000 kaamera, mis edastavad meile siia sellesse juhtimiskeskusesse videosignaale ja siin on operaatorid, kes siis neid pidevalt töötlevad, neid häireid ja vajadusel siis ka saadavad patrulli, kui on vaja reageerida ja kui on näha mõned kurikaelad. Ja osad videosignaalid tulevad meil nii-öelda online'is ehk siis nad ei ole häiretepõhised, vaid nad on pidevalt meil pildid ees ja spetsialistid jälgivad seda, nende kaupluste siis tööd ja seda, et seal kurikaelad pahandust ei teeks ja juhul, kui nad märkavad midagi kahtlast, siis meie patrullid asuvad väga lähedal või asuvad turvatöötajad nendes kaubanduskeskustes, kes siis koheselt reageerivad. Nii et selline koostöö, turvavõrgustik ja sellise turvavõrgustiku juhtimine sellest ruumist käib. Ja kõik erinevad signaalid siis siin selles ruumis ära töödeldakse ja saadetakse siis vastavatesse instantsidesse. Et me teeme väga palju koostööd politseiga, päästeametiga, erinevate riigistruktuuridega ja just väga paljuski käib see siit poolt koordineeritult ehk siit juhtimiskeskuselt juhitud. Aga proovime nüüd siit välja ka saada. Nii, ja väljaminek on samamoodi, et ega me siit nagu välja ennem ei saa, kui tagauks kinni läheb. Jah, ei saagi välja. Nii, ja liigume üles. Ja jätame vist selle 4. korruse praegu vahele ja käime 5. ja siis tuleme 4. tagasi, on ju. Et 5. korrusel on siis meil mehitatud valve turvajuhid ja turvatehnika spetsialistid, kes meil siis vaatavad, et tehnikud teeksid korralikult tööd ja plaanijärgset tööd, ehk siis kus toimub ka projekteerimine. Nii. Tere! Ma olen vaktsineeritud. Me olemegi sisenenud 5. korrusele, kus nagu siin ukse siltki näitab projekti juhtimine, et me ei paigalda ainult koduvalvet, vaid tegelikult paigaldame erinevaid häiresüsteeme, valvesüsteeme. Me teeme seda ka väga suurtesse majadesse, väga suurtesse hoonetesse ja rajatistesse. Ja siin siis on need härrad, kes tegelikult neid suuri projekte veavad ja no ütleme, mõned näited ka siin viimane Maakri torn said meie süsteemid sinna paigaldatud, meie turvasüsteemid, videovalvesüsteemid. Et meil on tütarettevõte, kelle kaudu me paigaldame ka kiiruskaameraid, paigaldame numbrituvastussüsteeme, röntgeneid. Ja siin on siis see tööpõld, need inimesed, kes kõike seda igapäevatööd organiseerivad. Kokku on meil kuskil 150 tehnikaosakonna töötajat ja enamus neist on loomulikult hooldus- ja paigaldustehnikud, kes kõik on loodetavasti objektidel ja teevad seal tublit tööd. Aga siin on siis mehed ja naised, kes siis seda tööd koordineerivad, joonistavad, joonestavad, peavad arvet. Et ehk siis see kontori nii-öelda back office ehk siis tagatoa pool. Ja siin te näete siis turvajuhtide poolt, et siin töötavad meil siis turvatöötajaid juhtivad härrad ja prouad, kes on ise väga suured juhid, sellepärast, et kui meil on kuskil 1500 turvatöötajat, siis meil on umbes 30 turvajuhti. Oli nii või? Kas ma valetan praegu? Palju meil turvajuhte kokku on 30? No nii. Ja mis see siis matemaatiliselt teeb? See teeb seda, et ühe turvajuhi kohta on keskmiselt 50 turvatöötajat. Ja Eesti sellises keskmises ettevõttes töötab umbes 50 töötajat. Nii et kujutage ette, et meil on siin tegelikult 30 Eesti keskmise ettevõtte juhti,
kes peavad siis selle inimhulgaga hakkama saama. Loomulikult on seal veel vahelülid, on vahetuste juhid, on objektide juhid, kuid siiski nende inimeste juhtimise oskused peavad olema väga suured. Ja kui me nüüd seda koolituste ruumi meelde tuletame, siis seal me kindlasti ka sellele tähelepanu pöörame, ehk siis me proovime teha ja tagada selle, et meil oleksid väga head juhid ja et meie inimesed oleksid hästi juhitud ja et neil oleks, kus siis tegelikult, et me saaksime olla eeskujuks. Nii, ja nüüd lähme alla 4. korrusele, kus on siis nii-öelda administratsiooni korrus ja kus on siis meie nii-öelda koosolekute ruumid ja kus pesitsevad ka mõned juhtkonna liikmed. Me oleme jälle siin terviserajal, et halva ilmaga väga hea koht, kus sporti teha. Tere! Nii, ja siis me nüüd sisenemegi siia meie kõige suuremasse koosolekute saali ja ma näitan teile 2 vidinat, millest ma täna juba natukene rääkisin. Üks on siis seesama Nublu suitsuandur, sellisena ta karbises välja näeb ja siia anduri sisse käib siis telefoni SIM-kaart ja selle anduri saab endale koju ise külge siis kuskile tuppa kruvida ja selle SIM-kaart meie juhtimiskeskusega ära ühendada, et siin sees on meil ilusti juhendid selle kohta ja saate olla kindlad, et kui mõni ving või suits teie majas ringi uitab, siis see andur seda ka tähele paneb ja signaali edastab nendele telefoninumbritele ja meie juhtimiskeskusele ehk nendele telefoninumbritele, mida teie ise soovite, aga ka siis meie juhtimiskeskusesse, nii et kui olete ise samal ajal kuskil reisil või kuskil kaugel vanema juures, siis võite olla kindlad, et meie saame ka selle signaali ja reageerime, kui teil selleks soovi on ja tuleme ja vaatame ja vajadusel ka päästame. Me oleme päästnud väga palju inimeste elusid ja oleme selle eest ka väga palju kiita saanud, et nagu ma ütlesin, meil on umbes 24 000 Nublu andurit täna ühendatud erinevatesse Eestimaa kodudesse. Ja teine asi, mida näitas minu hea kolleeg all seal turvaruumis ja patrulliruumis, on siis see seadeldis, mida meie patrullid kasutavad siis oma igapäevatööks, see on päris uus. Me just vahetasime kogu selle seadmete pargi ja platvormi välja, kõiki funktsioone praegu veel ei kasuta, aga võtame kasutusele kindlasti. Ja mis on see? Ta on multifunktsionaalne tööriist kõikidele meie patrullidele ja üle kogu Eesti ja nad saavad siia täpselt teada, kuhu nad sõitma peavad, kui tuleb häire ja siit saavad nad vormistada ka oma erinevaid nii-öelda väljasõiduakte, et siis kui nad tee juurde tulevad ja tahavad vormistada, et nad on seal käinud, siis kõik see käib siit elektrooniliselt ja ka klient saab omale lõpuks elektrooniliselt siis selle nii-öelda tagasiside, et me oleme olnud kohal. Lisaks on siin sees GPS, ja see on alati meie turvameestega kaasas, et ta ei ole autos sees, vaid ta on turvamehe küljes ja meie turvameestel on alati kohustus, et kui nad häirele reageerivad, siis nad peavad tegema ringi ümber siis selle häireobjekti ja see näitab hiljem meie kliendile, et me oleme oma tööd korralikult teinud, ehk siis see GPS näitab, kas turvamees tegi oma tööd hästi või mitte. Nii et me oleme oma teenusega ka väga sellised läbipaistvad ja kindlasti omame seeläbi väga suurt konkurentsieelist. Aga nüüd ma enam keerulist juttu ei aja, et on küsimuste aeg. Aitäh teile! Tere tulemast tagasi! Loodan, et oli huvitav, loodan, et midagi jäi meelde ja et tutvustust saab ka järelvaadata, siis loodan, et ka järelvaatajaid on palju. Aga nüüd oleme otse-eetris ja mulle on saabunud küsimusi, millele mul on väga hea meel hakata vastama, sest küsimused on iseenesest väga huvitavad ja tegelikult on pannud mõned ka kukalt kratsima. Et esimene küsimus, mis on teie meelest kõige põnevam valdkond, millega G4S tegeleb? Ma tunnen ennast nagu lapsevanemana, kelle käest küsitakse, et milline laps on kõige ilusam.
ja ma jätan endale selle õiguse mitte selle küsimusele vastata, vaid öelda, et meie maal kõik tööd on head, vali millist tahad. Aga kui nüüd naljast natuke eemal hoida, siis tegelikult on ju ka nii, et erinevatele vanusegruppidele sobivad erinevad ja on erinevad tööd põnevamad. Et kui mõnele meeldib teenindus ja suhtlemine rohkem, siis tema valib turvatöötaja ja elukutse. Kui me räägime sellisest jõulisemast härrasmehest, kes tahab seiklusi otsida, siis tema võtab patrulli töökoha. Kes sellist nooruslikkust hindab ja sportlikkust, siis läheb rannavalvuriks, sest et meil on ka rannavalvurid ja neid on enamus Eesti randadest on ju GNLS-i valvata. Ja loomulikult kõige põnevam selles mõttes valdkond on ikkagi seotud tehnoloogiaga, kus muutuvad asjad nii-öelda kõige kiiremini. Ehk siis, kui me räägime inimestest, kes on täna tehnikaga sina peal, siis kindlasti see tehnoloogia pool ja just see valvesüsteemid ja turvasüsteemid, et nad arenevad väga kiiresti ja kui me räägime seal all videovalveseadmed näiteks, siis täna me varsti juba räägime näotuvastussüsteemidest ja numbrituvastus on juba ammu Eestis kasutusel ja ma mõtlen autonumbrisüsteemi, nii et neid valdkondi on igale maitsele, nii et ma arvan, et siit sellest ettevõttest võib leida igaüks endale sobiva töökoha. Nii, vaatame järgmist küsimust. Miks teie just sellise valdkonna ja ameti valisite? Oi, see on pikk lugu. Et elu teeb vahel valikuid sinu eest. Et nagu ma ütlesin, siis 22 aastat tagasi saabusin ma tööle selle ettevõtte tütarettevõttesse, millest ma ka natukene siin selle videorinkega juures rääkisin, et meil on turvatehnikat ka tegelev ettevõtte ja tütarettevõtte, mille nimi on Alarmtech. Ja mina alustasin seal projekti juhtimise osakonna juhatajana. Mõnda aega pidasin seda ametit, siis 9 aastat juhtisin seda ettevõtet ja siis saabusin siia nii-öelda emaettevõttesse ehk siis GNLS-i, kus ma siis olen ka erinevaid ameteid pidanud, ehk siis, et see valdkond on olnud minu jaoks põnev ja kuna ma olen selles valdkonnas väga palju ameteid vahetanud, siis võib öelda, et selles valdkonnas ei hakka igav. Et iga päev on uus, iga päev juhtub midagi uut ja ei ole igav hakanud. Ja kuigi jah, viimased 9 aastat olen ma tegelenud selle ettevõtte juhtimisega ja viimased 5 aastat olen ka Baltikumi juht olnud, siis ehk siis ka Läti ja Leedu on nii-öelda minu järelvaatamise all, siis võiks öelda, et juba jube kaua istuma jäänud, aga ma ütlen teile ausalt, et turvavaldkond on põnev valdkond ja siin saab iga päev actionit. Ning nagu te näete, et sellised lood on nagu et me saame hakkad peale turvamehena, aga lõpetad juhatuse liikmena. Selliseid näiteid on meil olnud päris mitu selles ettevõttes. Ehk siis meie anname õnge ja siis tuleme ise kala püüda ja põhimõtteliselt soodustust teha karjääri selles ettevõttes ja võimalusi on väga palju. Nii, mis meil siin veel on? Kas patrullis töötamine on ohtlik? Lühike vastus on, et jah, on küll. Pikem ja korrektsem on öelda seda, et meie GNLS-is teeme kõik selle nimel, et meie inimesed tunneksid ennast turvalisena ja põhimõtteliselt ei peaks eluohtlike olukordadesse sattuma. On ilmselge, et kui me päästame ja kaitseme inimesi ja teiste elusid, siis ka päästjatega juhtub. Aga meil on selleks väga palju erinevaid reegleid ja protseduure ja protsesse läbi mõeldud. Ehk siis, kui me räägime nüüd ka patrullitööst, siis sellistele keerulistemale objektidele, baarikaklustele ja sellistele kohtadele me ikkagi reageerime mitmekesi, mitme autoga. Me teavitame politseid, meil on nii-öelda inglise keeles backup alati nii-öelda seljatagune alati kaetud ja see on see, kuidas me oma töötajate turvalisuse eest muretseme, et me vastutame oma töötajate eest, me kindlustame neid ja me täna tegelikult teeme kõik selle nimel, et ei oleks tööl õnnetusi.
mis meil siin veel on? Kui suur on turvatöötaja keskmine palk? Seda saab ka pikemalt ja lühemalt vastata. Kui ma vastan lühikeselt, siis ma ütlen, et meie ettevõttes turvatöötaja keskmine palk on kuskil 800 ja 900 euro vahel ja ütleme siis patrulli keskmine palk on 1200 ja 1300 vahel. Nüüd ma ütleks, et rõhutaksin sõna keskmine, sest et me räägime ka keskmisest teatavasti on madalamat ja on ka kõrgemat ja just ma rõhutaksin seda kõrgemat, et kõigil on võimalus täna, olles parema kvalifikatsiooniga, tehes oma tööd paremini, teenida rohkem. Ja meie oleme väga huvitatud, et inimesed seda teeksid ja tegelikult saaksid paremat palka. Ehk siis, ma toon näiteks patrullides on erinevad kvalifikatsiooninõuded ja on füüsilised, ütleme ka testid. Ja kui nende kvalifikatsiooninõudeid, me võime öelda sõjaväekeeli nii-öelda paguneid endale juurde, neid kuppusid sinna paguni peale juurde saad, siis see kajastub ka töötasus. Nii et, ja loomulikult on meile väga tähtis ka klientide tagasiside ning ehk me siis maksame oma töötajatele lisatasu ka kliendi kiituste eest. Nii et võimalusi on, ole ise mees ja teeni. Ja loomulikult on meil ka erinevad sellised nõudmised, et kui me näiteks teeme tööd saatkondades või lennujaamas, olete kindlasti näinud GNLS-i turvatöötajaid, siis seal nõuded on kõrgemad, seeläbi ka on palk kõrgem. Me räägime keelteoskusest, me räägime erinevaid arvutioskuse taset, röntgenseadmega töötamise taset, taustakontrollid meie töös on hästi olulised. Me vaatame, et inimesed, et neil ei oleks mingisugust kriminaalset tausta, et nad oleksid korralikud kodanikud, nii et see kõik on oluline ja tegelikult mingil määral kajastub kõik siis nii-öelda ka selles palgas. Nii. Mis on teie meelest kõige olulisem osa GNLS-is? Mina ütleks, et 2 asja on kõige olulisemad. Meil on nagu 2 tugisammast. Ja need on meie kliendid, aga need on meie töötajad. Et nendel püsib tegelikult kogu GNLS kui turvateenindusettevõte. Ma just rõhutan, et me oleme mitte ainult turvaettevõte, vaid me oleme turvateenindusettevõte. Kliendid tahavad, et me hoiaksime neid ja meie tahame, et kliendid meid armastaksid. Nii et selles mõttes me teeme kõik selle nimel, et kliendid on meie nii-öelda, et see väärtus kliendid meie juurest ei kaoks. Ja oma töötajad on meil ju täpselt need inimesed, keda me hoiame ja soovime, et nad võimalikult kaua neid kogemusi siin ettevõttes omandaksid ja ka edasi liiguksid. Et selles mõttes meie, nagu ma ütlesin, et meil on väga palju võimalusi selles ettevõttes ja nagu te näete, selles ettevõttes on üsna kõrge staažiga inimesi, kes on siin väga kaua töötanud, ehk siis kõik nendel inimestel on olnud see miski, miks nad on selles ettevõttes nagu nii kaua töötanud. Ja see ei ole alati ilmtingimata olnud nii-öelda palk. Seal on muid selliseid plusspunkte veel, mis on nagu olulised. Ja ma arvan, et see, et me oleme suutnud seda väärtust hoida, ongi GNLS-ile kõige tähtsam, et need inimesed meie juures töötavad. Nii et kui ma valin need valikud, mis on siis nagu kõige olulisemad, siis need on inimesed ja kliendid. Siis on selline küsimus, et palju teenib GNLS aastas kasumit? Teenindusvaldkonna kasumlikkus ei ole väga suur, eriti just kõrge konkurentsis oleva teenindusvaldkond ja nagu teatavasti ega siis teeninduses igal pool ongi üsna kõrge konkurents, olgu see siis restoran või olgu see siis hotellimajandus või siis ka puhastusteenused, et nii on ka turvateenustes konkurents kõrge, mis määrab ära siis selle teenuse eest makstava hinna ja seeläbi sealt siis, kui hästi üks ettevõte suudab ennast majandada. Meie oleme olnud sellel Eesti turul kasumlik ettevõte, ehk me ei ole kahjuminumbreid, miinusnumbreid näinud. Ja kui ma nüüd ütlen, kui palju, siis on see selline suhteline arv,
ja see sõltub siis nii-öelda käibest, mis me parasjagu sellel aastal oleme teeninud. Nii et ütleme nii, et me oleme kuskil paar miljonit on see kasum Eestis, mida me siis nii-öelda teenime omanikutulu ja kokkuvõttes on see selline 5–8% meie käibest, nii et paar miljonit on isegi võib-olla vähe öeldud, ütleme kuskil 3–4 miljonit, ehk siis kuskil sellise 5–7% rentaablusega minimaalselt, aga oleme ka sellist 8–10% läinud, sõltub majanduskliimast, sõltub sellest, kui hästi läheb meie klientidel, kui hästi läheb Eesti majandusel ja kui hästi läheb teil ja meil kõigil. Minul said vist küsimused otsa. Et ma nagu mäletasin siin veel ühte küsimust, aga see on kuskil haihtunud ära, et tundub, et said otsa. Nii et sellega siis on väike jalutuskäik ja ringkäik G4S Eestis läbi saanud. Mina tänan teid selle kannatlikkuse eest, et te minu mulja suutsite ära kuulata ja tahan teid kutsuda kõiki G4S-i lähemalt vaatama ja lähemalt uurima. Seda saab teha nii veebi teel kui ka meil läbi astudes. Nii et loomulikult siis, kui juba me saame kõik vabalt suhelda ja ei ole enam neid paha haiguse piiranguid. Nii et tänud veel korra ja pidage vastu.